Eelmises saates kõnelisime, kuidas ja milliste vahenditega autokeret hooldada. Täna jätkame sellel teemal. Me rääkisime eelmises saates auto vahatamisest ja väga hästi oli ka teile näha, mis moel see vahatamine ikkagi aitab ja millised kriipsed auto kerelt välja võtab. Nii et ilmselt piltlikult teile selgeks tehtud, kui kasulik see on, aga läheks täna natukene nüüd edasi ja räägiks üldse poleerimisest ja läigestamisest. Mõnele tundub, et täiesti analoogsed väljendid, et on siin mingit vahet ka. Sisuliselt on tegemist mõlemate puhul ikkagi poleerimiskäijaga värvipinna töötlemisega. Suurem vahe on lihtsalt põhjalikkuses. Läigestamise puhul on tööaeg koos ettevalmistuse viimistlusega 4-5 tundi ja poleerimisel on siis etappe nii palju rohkem, et see võtab aega päev kuni 1,5. Nii et tegelikult, kui klient tuleb teie juurde ja ütleb teile, et poleerige või läigestage, siis tegelikult seda mõlemat asja nagu nii-öelda koos ei saa võtta või saab seda koos ka nagu võtta tööna. Üks on teise sees selles mõttes, et läigestamine on poleerimise üks etapp lihtsalt. Kellele, mis autole ikkagi või mis puhul soovitada näiteks poleerimist? Poleerimistöö on niisugune põhjalik ja ta on mõnevõrra ikkagi kallim teenus ja seda tavaliselt tellivad ikkagi tumedate ja mustade autode omanikud ja siis niisuguse uhkematele autodele. Iseenesest meie loomulikult ei tee vahet, et kui klient soovib oma ka vanemat autot ilusaks teha, siis me väga hea meelega seda teeme. Poleerimine ja läigestamine siiski värvipinna väikseosaline lihvimine ja kaitseks on mõeldud vahatamine, mis on meil enamasti on ka poleerimise teenuse sees, paketi sees. Mille vastu siis eksitakse? Kõige olulisem on see, et klient täpsustaks alati sarnase teenuse tellimisel, et milline on nagu oodatav kvaliteedi tase ja nii edasi, et pärast ei oleks ebamugavaid olukordi, kui päikese kätte näiteks autoga minna. Siinkohal tasuks just märkida, et läigestamise puhul, kui me kasutame keskmise abrasiivsusega poleerimispastat, mis aitab eemaldada oksiidi kihti ja natukene ka väiksemaid kriime, on omakorda võimalik, et tekitab poleerimisjälgi, mis on päikese käes nähtavad ja tekivad sellised valgusefektid, mis ei pruugi kliendile meeldida. Teil on siin see suur prožektor ka pesulas kohe olemas. See ongi sellepärast siin, et tegelikult me saame ju lausa katseliselt siin selgeks teha ja näidata teile, millised kriimud auto peale jäävad, kui see töö on nii-öelda poolikult tehtud. Siin tuleb tähele panna seda, et mõningad siis virvendused või valgusefektid on nähtavad ainult päikese otseses valguses, päikese kiirte käes, et isegi kui auto on või kui on taevas on pilvine, küll väga hele taevas, siis need efektid nähtavad ei ole, et ainult otsese päikese käes. Küll aga nüüd, kuidas tekib küsimus, et kuidas seda tööd siis teha meil garaažis või pesulas, siis selle jaoks on meil spetsiaalne valgus, mis näitab samamoodi ära siis need samad valgusefektid ja kvaliteedivead, mida muidu näeks ainult päikese käes. Järgmises saates kõneleme põhjalikumalt autokere poleerimisest.